Tere! Mina olen Helina Kalda, füsioterapeut, personaaltreener, koolitaja, 2 imearmsa lapse ema ja üliägeda mehe abikaasa. Miks ma otsustasin liituda, kuidas leida ja hoida enesearmastust, oli tegelikult lihtne. Kõigepealt ma tundsin, et ma olen olnud 12 aastat paari suhtes, mis on tore, mis on toetav, aga kuidagi tekkis see tunne, et kas see ongi kõik. Et tore küll, midagi nagu halvasti ei ole, me ei kakle, aga äkki on seal midagi enamat. Ja siis tuli välja Kristina koolitus ja kuidagi see tundus, et see võiks aidata minul endal leida endas see kadunud punkt, miks ma tunnen nii. Ehk siis ma teadsin, et ma ei saa veeretada vastutust oma partneri peale, aga et kõik algab ikka iseendast. Esialgu oli väga suured kahklused, kas see on minu jaoks. Just sellepärast, et ei olnud ju hullu midagi. Suhe ei olnud kreenis, me ei olnud lahkumineku eel ega sellises vormis, et tahaks üldse lahku minna. Et kõik oli justkui hästi. Kogu välismaailm ütles kogu aeg, et küll teil on ikka vedanud. Te olete kokku loodud ja te olete imeilus paar, te olete nii armsad. Et teie lastel on väga vedanud teiega kui vanematega. Aga sisemine tunne kuidagi oli ikkagi see, et jah, aga, ja siis seal on 3 punkti. Ja siis ma otsustasin astuda sellele teele, sest et kaotada ju tegelikult pole mitte midagi. Ainult on võita. Ja nii ma saingi juba pärast esimest ja teist sessiooni teada väga olulist asjad iseenda jaoks. Nagu juba näiteks see, et inimesed tahavad olla kuuldud, mitte et ma ei peaks neile kogu aeg pakkuma lahendusi. Et kui ma olin varem selline väga lahendustele altis ja ma proovisin ka oma lastele alati lahendusi pakkuda, kui tuli mõni nutu või nii-öelda jonnihoog peale, siis ma alati läksin asja lahendama, kuni ma sain aru, et tegelikult inimloomuse kõige suuremad vajadused on olla märgatud, nähtud, tunnustatud ja kuuldud. Ja siis, kui ma hakkasin pakkuma rohkem võimalust olla kuuldud, siis kuidagi imeväel asjad muutusid järjest paremaks. Nii et kui sina oled samas kohas nagu mina, et ma ei ole päris kindel, kas liituda selle kursusega, kas see on minu jaoks, siis minu sõnum sulle on, sul ei ole mitte midagi kaotada. Sul on ainult võita. Ainult võita parem enesehinnang enda osas, enesearmastus. Ja siis, kui sinu tassid on täidetud, sa saad pakkuda seda ka teistele. Mina sain väga fundamentaalsed, olulised teadmised ka, kuidas toimida veelgi paremini oma lastega. Kuidas nii-öelda lahendada olukordasid oma lastele mitte lahendusi pakkudes ja küsides. See esimene samm oli see, et küsida oma abikaasa käest, kallis, kas sa oled valmis praegu mind kuulama? Ja tihti sealt tuli vastust, et praegu ei ole. Mul on kõht nii tühi, et mul on lihtsalt vaja süüa. Ja siis see ei tekitanud enam kuidagi sellist errorit minu sees, et mind ei kuulata. Vaid selge, sööme ära ja siis räägime. Ja väga paljud sellised lihtsad igapäevased olmelised teemad said kuidagi nagu nipsust lahenduse, mis ei vajanudki enam lahendusi. Nii et mida mina väga sulle soovitan on see, et astu see samm, mine sellele koolitusele, võta vastu enda vastutus, olla parem versioon iseendast, mõista iseenda vajadusi, teadmisi ja tahtmisi ja siis sa saad pakkuda seda ka laiemale maailmale. Ja see läheb kiht-kihi haaval järjest sügavamale, nii et sa saad väga palju teada endast, enda minevikust, enda lapsepõlvest, kui ka sellest, kuidas sina tegelikult suhtled teiste inimestega. Ja tihtipeale see, mida me arvame iseendast olevat, ei ole tihti see päris reaalsus. Nii et see on väga äge enese avastamisteekond ja soovitan kindlasti kõikidele neile, kes on valmis ise panustama, et sinu suhe iseendaga ja teistega oleks veelgi parem. Seega meeletult soovitan seda kursust kõigile.